Tere! Te vaatate saadet Koolitaja kolmapäev ja see on selle saatesarja 3. osa. Mina olen saatejuht Kaidi ja tervitan teid siin meie Vanalinna maja stuudios. Tänases saates. Kuidas on alanud õppeaasta Tallinna Rahvaülikoolis? Stuudios on uus pehme ja karvane assistent. Kes ta on? Saatekülaline taaskäivitab üle pika aja ühe armastatud koolitusvaldkonna. Millise küsimuse jättis tänasele külalisele eelmine külaline Tiina Saar-Veelma ja milline ülesanne ootab saatejuhti sel korral? Saate eesmärk on avastada koos elukestva õppe võimalusi, tutvustada teile põnevaid koolitajaid ja kutsuda sind proovima midagi uut. Korra kuus toome teieni vestluse Tallinna Rahvaülikooli koolitajaga ja tema jagab meiega oma teadmisi ja kogemusi ning õige pea teemegi temaga siin juttu ja saate lõpus viime läbi ühe põneva katse. Teate, Tallinna Rahvaülikoolis on kooliaasta alanud vinge hooga. Väga palju kursuseid on juba alanud. Näiteks siinsamas Vanalinna majas on käivitanud kaasaegse tantsukursus. Veidi kaugemalt Südalinna majas algas arvutikoolitus ja meie Pelgulinna majas startis kitarriõpe. Ka looduses on toimunud juba näiteks kalapüügikursus ja matkad Paljassaarde ja Pääsküla rabasse. Ja teate, see nimekiri on väga-väga pikk, sest meie koolis tegutseb 12 valdkonda. Isegi siia stuudiosse on ära peidetud vihjed meie valdkondade kohta. Proovige, kas te leiate need ülesse. Vaadake ringi. Tere! Mina olen tänase saate assistent ja ma tulin siia teatrist. Ma ei tohtinud seda öelda. Hiljem saate teada. Ja need ikoonid siin seinal ongi Rahvaülikooli valdkonnad, nagu näiteks liikumine ja tants. Ja see siin kunst ja disain. Ja see sammas siin, see on kultuur ja ühiskond. See majake on tilluke, see on kodu ja pere valdkond. Nii, lähme edasi. See on minu kodu, selle valdkonna nimi on loodus ja keskkond. Aga nüüd lähme edasi. Keeled. Seal on ka kera, tähistab käsitöö valdkonda. IT ja digioskused. Muusika valdkond. See tähistab psühholoogia ja tervise valdkonda. Mesimagus, muidugi kokandusvaldkond. Muideks, praegu käib Tallinna Rahvaülikooli Facebooki lehel valdkondade mäng. See tähendab seda, et minge meie Facebooki lehele ja kommenteerige seal postituse all, valides ühe valdkonna, milles sa soovid kursusel osaleda ja täägi ka ühte sõpra, kelle sa endaga kaasa võtaksid. Kõikide kommenteerijate vahel me loosime välja 2 Rahvaülikooli kinkekaarti, ühe võitjale ja teise tema sõbrale. Nüüd oletegi tuttavad meie kooli valdkondadega. Aga siiski on sellel seinal siin üks valdkond puudu ja see on teatrivaldkond. Üle mitme aasta avame me jälle teatrivaldkonna, kus on uued kursused. Mitte küll nukuteatrikursused, aga enesearenguks teatrikoolitused. Ja see viibki meid tänase saate külaliseni.
meie tänase saate külaline on Tallinna Rahvaülikooli koolitaja, kes on esinemise kunsti õppinud 3 riigis: Ameerikas, Soomes ja Itaalias. Ta armastab lavalisi rollimänge, eriti teatri kontekstis. Ja kui kunagi valdas teda paaniline esinevishirm, siis nüüdseks peale tema eluteed ja õpinguid on ta muutunud kirglikuks avaliku esinemise õpetajaks. Tere tulemast saatesse, Mihkel Kangur. Tere. Nii tore, et sa meie siin 3. saates oled. Aga ma läheks alustuseks korraks tagasi eelmisesse saatesse. Nimelt 2. saate külaline Tiina Saar-Veelma jättis sulle küsimuse. Ja sa kuuled seda siis, Mihkel, kui sa oled meid viinud selle klapptahvliga eelmisesse saatesse. Aha. Just, et tavaliselt filmimaailmas see tähendab seda, et stseen algab, aga meid viib see klõps tagasi eelmisesse saatesse ja sa kuuled oma küsimust. Oled sa valmis tegema seda klõpsu? No nii, palun. Kui sul poleks mingeid piire, raha ei piiraks sind, geograafilisi piire poleks, oskused, teadmised, võimed ei takistaks, mis oleks 3 unistuste ametit, eriala või valdkonda, mis huvitaksid sind selles elus veel uurida ja proovida? Väga tore küsimus. Aitäh Tiinale. Ma usun ja arvan, et minu unistuste ametid ei mahu selle küsimuse piiresse. Et ma just siin, kui ma panin seda juuksevaha, siis ma mõtlesin, et ülitore oleks olla. Me oleme Vene tänav 6, see on ajal, mis iganes 1500 ehitatud maja äkki, võib-olla nii hiljem natuke. Siis ma mõtlesin, et ülitore oleks olla mõisnik nagu 300 aastat tagasi või nii, nagu seal Von Focki filmis oli. Sa ei pea mitte midagi tegema otseselt. Sa ei pea tööl käima, aga siis sul on alluvad, kes teevad kõik ära. Ja kui sul igav hakkab, siis sa hakkad mõrvasid uurima või midagi taolist. Ma mõtlesin, et see oleks vahva, olla mõisnik. Või kui neil igav oli, siis nad hakkasid botaanikaga tegelema või hakkasid tegelema oma mingisuguse huvialaga. Nad said seda süvitsi teha, sest nad ei pidanud majanduslike murede pärast eriti pead vaevama, kui keegi hoolitses mõisa eest. Et ma oleksin mõisnik. Siis mul jääks kogu aeg võimalus ümber otsustada, millega ma tegeleks, sest kõik oleks seljatagune oleks kaetud. Väga huvitav, seda me sinust küll ei teadnud. Kas on veel mõni selline amet või valdkond, kus sa tahaksid veel jõuda? Kui tõsisemalt rääkida, siis ma ei teagi, minu arust ongi tänapäeval nii, et sa võid teha, mis sa tahad. Tuleb mingisugune huvi, sa saad seda õppida, sa saad ennast täiendada, kas või alustad nagu väikeste sammudega, võtad mingisuguse eesmärgi ja teed seda lihtsalt. Nagu me oleme demokraatlikus riigis, kõik võimalused on olemas, et ma 1 aasta mõtlesin, et ma teen endale e-poe ja hakkan müüma mingisugust kraami. Mulle tundus, et see võiks olla hästi tore ja siis ma hakkasin tegema seda. Siis paar aastat varem ma mõtlesin, et hakkan tegema gümnaasiumis ühte valikainet, siis hakkasin tegema. Muidugi ta ei ole mingi drastiline hüpe, et nüüd ma olen homsest programmeerija või midagi, aga ikkagi, kui mingisugune huvi tuleb, siis mul on tunne, et ma saan seda alati teha, et mul ei ole seda takistust ees. Väga lahe, sa oled siuke ettevõtlik inimene, et nagu on vaja, siis ei olegi vaja unistada, vaid teed ära lihtsalt. Ja, kui ma kedagi ei häiri sellega, näiteks ei hakka laulma, kui see välja ei tule, siis ei sunni kedagi kuulama ennast, et ma arvan, et siis on kõik hästi, siis ei kannata keegi. Aga tuleme korraks tänasesse päeva. Täna on kolmapäev. Mihkel, milline on sinu tavaline kolmapäev sinu elus? Tavaline kolmapäev on tegusid täis, nagu tavaline neljapäev ja teisipäev ja esmaspäev. Algab laste kantseldamisega, ma panen nad valmis, annan süüa, viin lasteaeda ja siis, kui nad on lasteaias, siis ma hakkan tööasju tegema. Ongi näiteks avaliku esinemise konsultatsioon, saan kellegagi kokku, tuleme siia või lähme kuhugi mujale ja siis õpime, mis tal vaja on õppida. Äkki tal tuleb mingi suur kõne kuskil tänuüritusel ja siis me valmistume selleks, vaatame kõik üle, et
oleks ilusti paigas, et närv oleks võimalikult madal, et sõnad oleksid võimalikult ilusad ja siis teeme selle trenni ära. Võib-olla mingi koolitus ja siis on juba aeg joosta tagasi lasteaeda. Võtan lapsed, viin koju, teen süüa ja varsti tuleb abikaasa koju, siis masseerin ta jalga, teen midagi veel, mis siis tuleb naabrimees kindlasti, iga kolmapäev. Küsib mingit puuriotsikut, võib-olla küsib mingisugust mutrivõtit, võib-olla tahab lihtsalt juttu rääkida. Tavaliselt tahabki, ilmselt on tal see puuriotsik olemas, aga tahab lihtsalt rääkida. Ja märkamatult peabki juba hakkama hambaid pesema kõigil. Noh, lastel abikaasa saab ise hakkama. Ja nii need päevad lähevad. Ja. Vahest tundub, et hämmastav kui kiirelt, aga lähevad. Seda on hästi huvitav kuulata, sest igal saatekülalisel on alati hästi oma kolmapäev. Need on tõesti hästi kirevad ja hästi muutuvad, et me nagu eeldame mingit rutiini, aga väga tihti just koolitaja elus seda võib-olla väga ei ole. Mõnikord on, mõnikord ei ole, eks ju. Et mul on hästi hea meel, et sinul on nüüd sügisel Tallinna Rahvaülikoolis üks uus kursus. Üks on vana kursus, mis sul hakkab nüüd oktoobris avaliku esinemise klubi. See on juba korduv ja ta on olnud populaarne ja siis on sul ka uus kursus praktiline teater enesearenguks. Ja tänu sinule me saime taas avada Rahvaülikooli teatrivaldkonna. Me peame siia tekitama ka teatriikooni. Loodetavasti tulevikus on see seal olemas. Aga siis nüüd sinu kursustest rääkides, et kes on need inimesed, kellel on see suunatud või kes võiksid sinna sobida ja peaksid sinna tulema, kes sealt midagi head kasulikku kaasa saaksid? Kes võiksid tulla, oleksid kõik täiskasvanud õpilased, kes siis tahavad, et see õppimine oleks põnev, et nad saaksid ise tegutseda, et neil oleks endal sellist võimalust kaasa rääkida. Kes eelistavad võib-olla lihtsalt istuda, kirjutada ja kuulata head loengut, siis mina ei oska seda pakkuda, et mingisugust loengut erilist ei ole. Me hästi palju liigume ringi, tegutseme, praktiseerime, harjutame, kogeme. Et jah, ta on mitte niivõrd teoreetiline õppimine, aga rohkem selline kogemuslik. See on siis nüüd avaliku esinemise kursuse mõlemad, jah, okei, ühisnimetaja. Jaa. Okei. Et kui niimoodi rääkida, siis ta tundub kuiv, et me teeme harjutusi ja teeme mänge ja teistmoodi võib-olla rolli võtmisi ja andmisi, aga siis sisu on, kui sa seal sees oled, siis ta on hästi põnev, inimestele meeldib. Mulle meeldib see, et sa nagu rõhutad selle põnevuse peale, sest et tegelikult ongi nii, et lapsepõlves ja nooruses on see, et tihtipeale me õpime seda, mis ühiskond ütleb, et me peame õppima, aga täiskasvanu eas, nagu elukestval õppel inimene saabki valida selle, mis tal on põnev. Et ta lihtsalt tuleb ja see õppimine on põnev, et see ei ole nagu tal kohustus ja see on tema enda vaba valik. Ja... Ma loodan ka, et tegelikult nad on ju tulnud, ma olen proovinud ka loengut vahepeal pidada, aga nad kipuvad magama jääma. Et siis, kui paned rohkem harjutusi ja mänge, et siis on seda elavnemist kohe rohkem ja mõni ütleb, et aeg läks nii kiiresti, super, nii mulle meeldibki, et püüan vastu tulla inimestele, et see on pärast tööd ka tavaliselt. Pärast tööd on juba küllalt istutud, kuulatud kedagi, et nüüd võiks teistmoodi teha. Ja kas on nagu nendest 2 kursusest üks, mida sa nagu rohkem ootad, et saaks alustada või milline see nagu see põnevusaste nende 2 kursusega nagu on, et kuidas sa tunned, et need 2 tükki tulevad, et need on samas nagu mingi ühisnimetaja on, samas on need erinevad, eks ju, üks on ikkagi valmistab inimese ette lavale minekuks ja kõnelemiseks, teine on nagu siuke praktiline teater rohkem, et kuidas su enda meelestatus on? Eks see praktiline teater on sellel sügisel minu jaoks põnevam. Ma ei ole seda kunagi niimoodi teinud, sellisesse võtmesse pannud, aga see mõte on olnud mul ligikaudu 10 aastat, et seda võiks teha. Et nüüd ma siis saan ta ära katsetada ja proovida. Et see on esialgu jah, selline, mis tekitab endas rohkem põnevust. Aga osaleja jaoks on nad mõlemad esmakordsed, et see ei tasu mõelda, et ta ütles, et talle endale meeldib rohkem praktiline teater, siis ma sinna esinemise kursusele ei tule, et see ei tähenda seda. Mulle tundub, et äkki need 2 asja nagu natuke täiendavad üksteist isegi, et võtad 2 ja siis saad ühesõnaga, et nagu läheb veel paremaks see kogemus. Et... Ja,
kindlasti. On ju, et miks ka mitte. Ja, kes tahab, tuleb mõlemale. Ja, vahva. Mihkel, viimaseks ma nagu läheks sinna teemasse natukene, et mehed, naised ja täiskasvanu õppe. Meie koolipraktikas me näeme, et väga tihti enesearengu kursustel osalevad enamasti naised. Aga miks mehed võiksid ka hästi julgelt tulla? Et kuidas sa nagu mehi julgustaksid, et mis kasu nemad saaksid? Et mees tuleb kursusele, võiks midagi õppida, miks, mille jaoks? No ma ise kunagi tulin siia majja, ma arvan, et see oli aasta 2011. Ma olin tudeng, mul oli meeletu avaliku esinemise hirm. Ma tulin siia lihtsalt tudengipäevade raames ühte teatritöötuppa oligi tollel ajal improvisatsioonilise teatritöötuba. Ja see oli 2 tundi kestev töötuba, mis muutis täiesti minu elu, et ma ei julgenud siia tulla, aga ma võtsin julguse kokku ja tulin ja see andis mulle järgmiseks 10 aastaks hoopis teistsuguse hingamise. Palju rohkem rõõmu, vabadust, lõbu, kõike, et ma ütlen, et kursused võivad muuta sinu elu, et see on see põhjus, miks peaks tulema, olgu sa mees või naine. Aga miks mehed ei käi üldiselt, ega ma ei tea seda ühte ja ainukest põhjust. Võib-olla üks on see, et on see stereotüüp, et selles on nagu mingi vana ja kooli nägu nendel koolitustel, et ma pean mingit slideshow'd vaatama ja keegi peab pikka monoloogi, aga seda ei ole ammu enam, et seda ei ole tänapäeva koolis ja seda ei ole koolitustel ka, et võib-olla see takistab meid, et nad on mingis vanas ajas kinni, ma ei kujuta ette. Kuigi ma pean tunnistama, et minu kursustel on sageli kas 1/3, mõnikord on olnud isegi pooled, et nii-öelda võrdselt mehed ja naised, et ei ole olnud seda, et ainult naised on ja üks õnnetu mees seal, keda siis. Aga jah, et on olnud isegi võrdselt. Seda on nii tore kuulda ja aitäh, et sa seda oma lugu, aastate tagust lugu meiega jagasid, et see tõepoolest näitab, et väike lühike kursus õigel hetkel, õiges kohas võib muuta su elu väga pikaks ajaks. Ja nüüd oled sa meiega siin peale seda 10 aastat siin 2 koolitust. 15 siis on juubel, palju õnne. Et siis me põnevusega ootame sinu kursuseid, need täituvad kenasti ja aitäh, et sa meile õpetad. Aga nüüd palume Mihklil siin stuudios läbi viia eksperimendi. Mihklist saab minu õpetaja ja minust tema õpilane ja vaatame, mis sellest kõigest välja tuleb. Läki teatrisaali. Mihkel, me oleme jõudnud katseni. Me oleme siin teatrisaalis, mis sobib sinuga, sinu koolitustega ja meie valdkonnaga. Mis me täna tegema hakkame? Ma teen ühe harjutuse, mis on mul esinemiskoolituse päris esimeses tunnis ja ma kutsun seda siis kuidas me esineme, kui meile meeldib esineda, on selle harjutuse nimi. Okay. Ja et seda teha, sina pead ennast siis viima tagasi mõnda hetke, kus sa oled olnud reisi peal. Okay. Sa oled olnud reisi peal ja sa oled tundnud seal mingisugust ohutunnet või ärevust või võib-olla vastupidi hästi suurt elevust. Ma ei tea, oled kuskil Barcelona keskväljakul ja kellegi käsi tahab sul tagant taskust telefoni ära võtta või oled kuskil taksos, mis sõidab jube kiirelt või mis iganes. Kas seal vahet on see pigem positiivne või negatiivne mälestus? See võib olla emb-kumb. Okay. Sinu enda valik. Okay. Ja siis sa mõtled natuke aega ja kui sa, tuleb kõik meelde, peaasi on, et see on sulle turvaline rääkida, et see ei ole liiga nagu selline dramaatiline kogemus. Ja, et kui midagi juba pähe hüppab, siis on hästi. Hüppas küll. Hüppas pähe. Siis mina võin istuda ja sina saad lihtsalt seda lugu jagada ja pärast ma kommenteerin siis, mis mulle meeldis. Okei. Tore, ma olen valmis. Väga äge. Läks. Siis ma istun. No nii. Tere Mihkel ja tere mõmmi. Mulle hüppas pähe selline reisimälestus, mis on ühest väga erilisest reisist, mille ma tegin noore gaidina ja oma perega New Yorki.
see oli ka esimene ja hetkel ka viimane reis, mis ma olen Ameerika Ühendriikidesse teinud ja ma mäletan, et see oli väga kirev reis peale kõike seda, kui me olime käinud läbi enne New Yorki erinevad linnad, maastiku, kaitsealad, rannad, siis me jõudsime sinna New Yorki, oli üks ilus päikesepaisteline hommik ja me olime, mis selle kuulsa boulevardi nimi on? See oli see Fifth Avenue, jah. Ja käisime ringi, nautisime seda kuulsuse hõngu, mis seal on ja see oli ikooniline koht. Ja me olime ühe elektroonikapoe vaateakna ees. Ja ma mäletan, et me lihtsalt jälgisime, mida ameeriklased müüvad ja siis ma nägin, et üks härra ka jälgib ja siis ma vaatasin, et see profiil on nii tuttav, ma tean teda, ta on Eesti kuulsus ja tegu oli härra E-klassiga. Ja see hetk oli selline hästi erutav, et issand, ma olen sel päeval, sel hetkel Fifth Avenue'l ja härra E-klass on minu kõrval, me vaatame ühte vaateakent ja see oli lihtsalt nii sürreaalne, nii äge, et ma tegin temaga juttu. Ma ütlesin, et ema, isa, vaadake, E-klass on siin. Eestis nagu ei ole kunagi kokku sattunud, aga New Yorgis ma seda tegin ja ma haarasin sellel võimalusest kinni ja ütlesin, et tere, härra E-klass, et ei tunne mind, aga mina teid tunnen. Ja nii tore on teiega juhuslikult kohtuda, et meie lihtsalt reisime, et mida teie siin teete. Ja ta oli väga sõbralik ja väga meeldiv ja rääkis seda, et ta elab ümber nurga, just around the corner nii-öelda, ja tal on õhtul kontsert ja küsis, kas me tuleme kontsertile. Mõtlesime, et no katsume tulla, me andsime viisaka vastuse, kõigi me teadsime, et me sinna ei jõua ja võib-olla selleks ka raha pole, et niisugune väga eksklusiivne värk. Ja see mälestus on mul nagu väga eredalt nagu Ameerika Ühendriikidest ja New Yorgis siis, et nagu Eesti legend seal. Aitäh! Väga tore. Sa said suurepäraselt hakkama 10 punkti 10. Aitäh! Ma teen tavaliselt seda harjutust siis osalejatega, kes on tulnud, et võtta neilt maha pinge ja nii edasi. Ja kuigi see tundub hästi selline harjutus algajale, mis võib tekitada siis ärevust ja pinget, siis tegelikult inimesed kaotavad ennast oma mälestuste sisse ära, oma meenutuste sisse ja nad elavnevad nii palju, et inimene, kes võib paaniliselt esinemist karta, unustab selle ja räägib oma lugu. Ja seejuures ta esineb suurepäraselt ja ta jutustab seda koos žestidega. Palju räägitakse žestidest, et see on väga oluline, et sa vahepeal pead tegema kätega nii ja peab tegema nii ja mida iganes. Et see on üsna selline mehaaniline jutt, mida räägitakse. Tegelikult me ei saa endale öelda, et nüüd tee sellist žesti ja nüüd tee sellist, et see näeks väga tobe välja. Aga kui me kasutame õigeid võtteid, siis need žestid tulevad iseenesest, nagu sinu puhul. Ja ma nägingi sinu puhul, et sa kasutasid näiteks emotsionaalseid žeste, kuigi sa ei tulnud siia teadmisega, et ma hakkan nüüd neid tegema. Need lihtsalt tulid sinu seest välja. Nendeks olid näiteks niimoodi vahepeal käed käisid avali, siis oli sul struktuurseid žeste, sa näitasid käega vahepeal. Siinpool oli see Fifth Avenue, mingisugused need ja need osad, need me vaatasime läbi, mingisugused linnaosad ja nii edasi. Ja siis oli loomulikult selliseid animeerivaid, ehk siis sa jutustasid oma lugu. Vahepeal võtsid rolli, kus sa olid nii, vaatasid vaateakna juures, seal käed puusas midagi ja siis haarasid võimalusest kinni, näitasid näppudega, et need panid kõik sinu loo elama ja tavalise osaleja puhul samamoodi, et nad avanevad ilma, et nad mõtleksid, et nüüd ma esinen. Ja see on nende jaoks selline hea hüppelaud sinna esinemise maailma. On teatud võtted, mis teevad meist head esinejad, isegi siis, kui me ei ole väga kogenud. Ja siis ma hakkan neid võtteid neile andma ükshaaval. Iga kord midagi uut. Ja pärast siis 6. korda nad on juba päris toredad, päris head mõnes valdkonnas, on saanud enesekindlust ja julgevad teha selle sammu edasi. Olgu see siis nende, ma ei tea, tööalaselt tähtis, tahavad karjääris edasi liikuda või ettevõtluses või kuskil mujal. Okei, see oli väga lahe ülesanne, sellepärast, et ma ei teadnud, mis sealt lõpus siis välja tuleb, mida sa mulle räägid või milleks sa seda kasutaksid. See on ülihea soojendusharjutus tegelikult, on ju? Nõus. Just, et nagu siuke icebreaker natukene, et nagu seda võib-olla nagu tunni pinget võtab alla ja tõepoolest nagu mälestuse, see on see, kuhu inimesel on hea ja mugav minna, eks ju. Ja siis ta räägibki selle loo ära, nagu mina tegin.
täpselt. ja see on üks nendest harjutustest, nendest paljudest harjutustest ja rollimängudest, mis on tulemas. Ja, täpselt, et sealt edasi läheb veel lõbusamaks, toredamaks ja kohati saab päris palju naerda ka, et väga erinevaid harjutusi on. Aga reeglina niimoodi on see koolitus üles ehitatud, et osaleja saab rääkida, osaleja saab kogemust, osaleja saab olla selles nii-öelda esineja positsioonis ja mina siis annan tagasisidet, võib-olla teadvustan mingeid kohti, mida inimene enda puhul ei näe ja julgustan, et see on minu ülesanne, mitte et ma seal ees kogu aeg siis räägin. Siis õpin mina esinema, aga nemad ei saa seda kogemust. Et niimoodi on ta üles ehitatud, soovitan kõigil tulla. Aitäh selle harjutuse eest ja aitäh, et sa see aasta avad taas meie teatrivaldkonna. Ma soovin sulle hästi palju edu nendes koolitustes. Aitäh sulle! Esimeses saates õppisin Mariaga tangosamme ning teises saates Tiinaga tööelu unistusi kujundama. Täna aga õpetas Mihkel mulle, kuidas me esineme, kui meile meeldib esineda. Mina olen tänase saate jooksul Mihklit juba korduvalt küsitlenud, aga peatselt ja juba kaamera väliselt annan ma küsija rolli üle Mihklile ja temal avaneb võimalus salvestada küsimus meie saate järgmisele külalisele. Kes ta on ja mida Mihkel temalt küsib, saate teie head vaatajad kuulda juba järgmises saates Koolitaja kolmapäev. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni oktoobris. Nägemiseni!